Lugupeetud volikogu, alustame oma järjekordse istungiga. Ma loodan, et kõik on ennast kõigiga avanud. Ja alustame päevakorra projekti kinnitamisega. Päevakorras on 10 punkti ja päevakord on kuvatud ekraanile. Kas päevakorra osas on küsimusi, ettepanekuid? Paneme hääletamisele, olen kõik on nõus, häälenud päevakorda kinnitatud. Alustame päevakorraga, esimene punkt on vallavalitsuse mandaatid ja sõna vallavanem Raul Kurjale. Tervist, volikogu, vallavalitsus, külalised. Väike ülevaade siis kahe volikogu vahepealsel ajal toimunud nagu arengutest või siis teemadest. Alustades siin siis raha poolega vallaeelarvest praegu tulumaksu laekunud 849 000 eurot, see on 41,61% siis aasta planeeritust. Selle kuu viimane makse on laekumata, et kui praegu siis arutada, siis selle kuuga peaks 41,67, ta on natukene nagu ülejäägis või paremini laekunud natuke, aga üpris täpselt. Maamaks on laekunud 68,49%, see on 116 000 summaliselt. See nagu ei ütle midagi, et maamaks tulebki esimese maksega suurusjärgus rohkem ja teisega vähem, aga kui võrreldes eelmist aastat, siis sellel aastal oli see esimene makse selline 6-7 000 võrra suurem, et ma ei oska öelda, et kas see siis on inimesed kohustundlikumaks muutunud või on meil on ka maid juurde tulnud seoses kogu aeg ikka selle maareformi ja erinevate maade juurde saamisega. Siis põhitegevuse tulud on 1,95 miljonit, see on 38,51% ja põhitegevuse kulud on 1,68 miljonit, see on 32,9% eelarvest. Ja praegu rahajääki on meil, reaalselt on arvel raha 3,6 miljonit, aga juba võib-olla vähem, aga meil enda nagu rahajääk, see projektiraha on siis 1,1 miljonit kuskil. Siis vahepealsetel istungitel, vallavalitsuse istungitel, mida on nagu arutatud, siis osalingute üldkoosolek oli, need oli siis eelmise aasta 3 Meremäe Vesi, Osaline Katel ja Veska Kalori majandusaasta aruannete kinnitamine. Kahel on küll lõppbilansi kinnitamine, siis Veska Kalori majandusaasta aruande kinnitamine, need on siis tehtud. Siis edasi siin oleme nurjunuks tunnistanud Värska talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimise hanke ja siis uuesti välja kuulutanud, siis üks pakkumine tuli sisuliselt topelt kõrgem, kui meil nagu planeeritud raha oli sinna.
siis on välja kuulutatud alla lihthanke Piirmere hanke Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020 8 aastaks. siis oleme koha aadresseid määranud, moodustanud siin Setopooli korraldusmeeskonna, kinnitanud siis ka suviste käsitööde maalaada, kohatasude kauplemistingimuste kinnitamine. see oli ka nädalavahetusel ära. siis ka Seto kuningriigipäeva korraldusmeeskonna nagu kinnitamine. on hooldajatoetuse maksmis puudega lapse hooldajale, mitteeluruumi rendile andmine, see on Aabinitsa külakeskus, see vaba ruum, siis Epikratoonele, lepingu sõlmimata veel, et aga seal on selgelt on küsitud kontoriks ja nagu selliseks avatud kontoriks mitte millekski muuks, et tegelikult on, ma arvan, et lepingus me ka nagu täpsustame neid tingimusi. siis moodustasime hindamiskomisjoni, hajaasustuse projektide hindamiskomisjoni, siis me üle valla nagu erinevaid inimesi. siis avatud hankemenetlusega hange Värska külastuskeskuse ekspositsiooni põhiprojekti koostamine, ekspositsiooni loomine ja sisustuse hankimine, pakkumuse edukaks tunnistamine. siis hoolekandeteenuste osaline rahastamine, neid sotsiaalasju on nagu mitmeid erinevaid pealkirjaga, neid on jooksvalt, et ma neid ei too nagu kõiki välja, aga võib-olla selliseid nagu põhilisi. siis tunnistasime ka edukaks avatud hankemenetlusega hanke Setomaa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine. riigihanke number on ka, ta on meil ka üleval ja seal oli siis lõpuks 4 pakkujat. jah, 4 pakkujat. keerulise nimega Skepast ja Puhkin. Skepast ja Puhkin ja vist Tallinnast. nii et see on meil mitme aasta töö muidugi. hind oli seal 77 000, ei 79 000 mitme aasta peale. aga noh, see on meie kohustus see teha ja meil strateegias on ka see nagu planeeritud. siis Setomaa hooldekodu kohatasu kinnitamine tähendab siis muudatust, kus 30 eurot läks kallimaks kohatasu. see oli seoses ka pensionitõusuga natuke hiljem, meil eelmine aasta ka natuke tõusis, siis suurusjärk sama palju kui pension tõusis, siis tõusis ka kohatasud hooldekodudes. avaliku ürituse korraldamise loa andmine, neid oli ka mitmeid üritusi siin juba kevadel on toimunud. kinnitasin bussipeatuste nimekirja, mida on siin Maanteeamet tahtnud. jällegi tugiisikuteenuse määramine, siis Värska gümnaasiumi arengukava 1926 koostamise algatamine. see on nüüd seoses sellega, mis volikogu võttis selle arengukavade koostamise korra. tegelikult Värska gümnaasium on juba oma niinimetatud nagu arengukava tegemas või juba teinud, ettevalmistanud, aga siis vastavalt korrale me nagu algatasime ka ja nad püüavad siin nüüd siis natuke forsseerida ja sellega nagu edasi minna. Siis me oleme ka siis muutsime korraldust Aabinitsa Seto muuseumiga esimese korruse siseremont. seal oli seoses liitmispeaga, kuna ta on ka projektiraha, siis sisuliselt ehitaja saab rohkem raha, see oli 1500 eurot vist rohkem. et
me leidsime, Ulvi leidis selle vea seal üles ja lõpuks siis no ma arvan, et oleks nagu kuskilgi seal RTK-s välja tulnud aruannete juures, et me jõudsime ise lihtsalt õige aeg ja 3. on avamine kell 1 vist oli Auginitsa muuseumitaare siis uus avamine, nii et tulge vaatama, kuidas seal nagu läinud on. Ja siis ka, mis oli juba tegelikult nagu eelmise kuu lõpus, oli seesama Eesti-Venemaa piiriülese koostööprojekti siis Command Peipsi 2 koordineerimise, finantsjuhtimise teenuse pakkumise edukaks tunnistamine. Seal on toimunud ka siis ju jällegi kohtumine nii Vene kui Eesti partneritega ja see teema läheb edasi. Mida veel nagu öelda, et siin on toimunud siis ka traditsioonilised meil nagu märgilise tähtsusega 26. pitsipäevad, 9. klassid käisid, vallavanema vastuvõtul tegime seda muuseumis. Üks võib-olla info see, et riigiametnike välitööde nädal on augustis siin Kagu-Eestis ja kutsutakse sinna osalema. Ma nüüd ei tea, Margarita, kas volikogu liikmed on ka seda meili saanud, et seal osaleda on jah. Et ühtepidi tegelikult nagu oodatakse, et mõnes grupis või sellel välitööde päeval on, vaatasin seal 30-40 ametnikku kirjas ja kohalikke inimesi on nagu suhteliselt vähe. Tegelikult oodatakse kõiki ka siis kohalikke vedosnikke ja vallavalitsuse volikogu liikmeid nendele nagu siis arengu aruteludele ja seal on, ma arvan, üks 20-30 erinevat teemat, 20-30 erinevat seminari selle nädala jooksul ja sinna saab ise nagu kirja panna, mis teema nagu huvitab. Et ma seda öelda, et meie siin tegelikult nagu Setomaa korraldab siis 2. Üks on see kultuuri arutelu, see on Breski küülis ja teine on siis nagu selline mahepiirkonna arutelu, see on siin kultuurikeskuse ruumis. Ja siis osaleme ka, üritame ka osaleda nagu nendes teistes siis aruteludes, et kutsun üles volikogu liikmetel ka seal nagu osalema ja minu meelest on vist paar päeva vist veel jäänud, vist oli kuu lõpuni, aga saab ka hiljem kirja panna, aga et tegelikult tulevad need ametnikud, riigiametnikud tulevad erinevatest ministeeriumitest meile kodu kätte. Siis sai võib-olla üks märgilise tähtsusega Luhamaale üles tõmmatud Setomaa lipp, sinna siis lippusin kokku, et me paneme ühe masti juurde ja sai Setomaa lipp ja Eesti lipp ka ja siis 2 kolaadelippu, et oli siis, kus meil on valla vastuvõtupunkt, teeninduspunkt, raamatukogu, seal toimusid olla samal päeval valimised ja oli täitsa nagu uhke tunne. Siis käisime ka läbi Luhamaa otsa või Luhamaal veel siis teise kohviku avamise või nagu kohviku avatud kohvikust, nii et Luhamaal tegevused käivad peale selle, et teed ehitatakse. Siis me saime siin ka, oleme saanud ülevaate või saime sellise paaritunnise info Riigi Infosüsteemide Ametilt infoturbe osas, et millised ohud meid siis nagu valitsejad võib-olla jagati teavet just vallavalitsuse ametnikele, et kuidas kaitsta igasuguseid paroole ja infot kaitsta, et meie oleme ka nagu mitmete muude infode nagu hoidjad, et ma arvan, et see oli nagu õpetlik. On toimunud nii ametnike kui allasutuste koosolekud
ehituste poole pealt siis tõesti Luikjärve ehitus käib, muuseum siis avamine, Obinitsa muuseum siis on 3. avamine. Obinitsa lipuväljak on sisuliselt valmis, vastuvõtutööd on aktid tegemata veel. Tegutsetakse Mikitamäe mänguväljakuga, kanali veelepingud Mikitamäe osas on sõlmitud, oli esimene töökoosolek ka siin, et alustatakse puhla rekonstrueerimisega ja kaevamiseks läheb seal vist suve teises pooles, seal augusti pool. Siis ettevõtlusruumide osas Mikitamäel on meil edukas pakkuja olemas, samamoodi nüüd suvel kohe ei alusta, sest töid on kõvasti ees ja seal augustis Reigimaja ehitus käib, Norteka riietusruumid said avatud ja siis veel siin enne rääkisin, et Mikitamäe hooldekodu selle projekti osas on tulnud küsimusi meil ja teeme seal nagu täiendusi ja vastuseid, et seal on üks põhimõtteline teema, et me ei saa nagu ühest sissekäigust 20 kohta sellist hooldekodu, need ei ole nagu peremaja sellise süsteemiga ei ole abikõlbulik, et ja proovime seda eskiisi seal ümber teha ja täiendada taotlust. Nii et need on võib-olla siis tegevused. Aitäh, kas vallavanemale on küsimusi? Jah. Üks selline küsimus. Hommikune buss 7.15 Koidula Tartu võetakse ära, mis on edasine areng? Siin meil vallas on ka ühtepidi nagu paanikat, aga eile veel helistasin siis bussiliiklusega tegeleb siis ühistranspordikeskus. Seal on nüüd siis, saime nüüd kodulehele ka veel, saime selle info, et nagu millised siis muudatused seal toimuvad. Et seal tõsteti ühte bussi aega, mis olemasolevat või pikendati Koidulani ja teisega siis Linnamäe reisid tahtsid üldse lõpetada või tahtsid 3 päeval ainult käima hakata, siis saadi kokkulepe, et Linnamäe sõidab nagu kõik terve nädal ja sõidab siis ka natukene teisel ajal. Nii et midagi asendati, aga päris midagi tegelikult üks buss ikkagi nii ära. Ja see juba oli teada sisuliselt 6 aega tagasi. Ühistranspordikeskuse poolt läks ka, me nagu suhtlesime sellega, läks ministeeriumisse ja Maanteeametisse läks kiri, et andke nagu nõu või mis te teete, et ühistranspordikeskusel seda raha ei ole, et sinna buss asendada. Kuna need olid kommertsliinid, need olid nagu, ei olnud tasuta liinid ja minu meelest sealt just vastust pole tulnud, et nii ongi. Tasuta liinid vaikselt söövad neid välja ja sõitjad otsivad igasuguseid alternatiive, et nii et praegu on uus graafik üleval ja see valla koduleheküljel peaks olema viide sellele graafikule, kus need graafikud näha ja milliseid lahendusi siis ühistranspordikeskus välja pakkus. Kas on küsimusi? Et mul endal ka sama, mis puudutab Valga transpordikeskust, selle koostööd või siis kuidas see suhtleme nendega toimib ja kas nagu ettepanekutega arvestatakse või äkki sellest natuke räägib. Ja see kitsam küsimus ka, see liin, mida me varem vaatame läbi Uuspäe küla, kitse Uuspäe küla. No mõned asjad võib-olla nagu tunduvad nagu prius-prauk ja tehakse ilma ütlemata, isegi ei teavitata neid, et bussiliiklus muutus. Nagu seal on teave üleval, et nende koduleheküljel on esmane teave, mida kõike muudetakse, on kõik ühised.
isegi ei tea, et muudetakse, siis mõndadega läheb kauem ja kõvasti arutelu. No mida me nüüd selle kitse osas on see, et me võtsime veel ka välja siis neid liiklemisi seal, mitu inimest kuskiltki peale tuleb. Et Elle seal natukene uurib, et seal on niimoodi, et sellest otseliinist sõidab nagu pidevalt päevas 1 kuni 2 inimest. Mis me nendega teeme? Noh, et ja kes ta on täpselt, et ma tõesti ei tea seal ja siis, et see on nagu jätkuvalt teema, et äkki saaks seal vahetada midagi, aga nad on nagu teadlikud sellest ja et me tahame muuta seda, aga me praegu, mul ei ole nagu lõpuni näinud, et oleme küsinud seal liiklejaid, nüüd võeti välja ka vist sealt siis üle Uus-Vada sõitvate inimeste arv, siis seal otse sõitvate inimeste arv ja äkki millisegi bussi peaks otse sõitma ka jätma nagu, et praegu tekib olukord, kus ei teki seal ühtegi otse sõitvat bussi. Aga noh, millisel kellaajal võib-olla on hoopis see kellaaega muuta ja teisele liinile nagu panna. Et noh, et ma tunnistan, et seal oleme kogunud infot nagu päris palju ja tegelikult oleks seal nüüd vaja otsustada, et mis teha. Aitäh, on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh. Läheme päevakorraga edasi, järgmine punkt on Setomaa vallavalitsuse 2018. aasta konsolideeritus majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandeks sõna teie häälele. hallatavate asutuste kohta ja ka siis valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute kohta, sest eelmine aasta tegutsesid meil kõik osaühingud Kapel, Meremaa Vesi ja Kerskakala. Aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga. Aastaaruanne on koostatud siis eurodes. Majandusaasta aruande on auditeerinud OÜ ANC Audit, vandeaudit Ameerika Kiisk. Kohapealne kontroll toimus siis 9.10. aprillil ja oma aruande nad esitasid meile 20. mail. 22. mai toimus siis vallavalitsuse istung, kus vallavalitsus kiitus selle majandusaasta aruande heaks. Ja 24. mail toimus revisjonikomisjoni koosolek, kus nad siis tutvusid majandusaasta aruandega ja kujundasid siis oma arvamusi selle kohta. Tähtsamad näitajad siis majandusaasta aruandest on võib-olla bilantsist, et bilansi maht on 9,31 miljonit eurot, põhivara kogumaksumus 8,16 miljonit ja käibevara kogumaksumus 1,45 miljonit. 2018. aastal soetati põhivara 459 000 eest ja arvestati põhivara amortisatsiooni 620 000 eurot. Kohustusi on kokku siis 2,32 miljonit, sellest laenukohustusi 1,91 miljonit ja netovara kokku 6,99 miljonit. Tulemi aruandes siis 2018. aasta konsolideerimisgrupi tulem oli negatiivne, miinus 41 572 eurot. Põhitegevustulud kokku siis 5,48 miljonit, põhitegevuskulud 5,5 miljonit, põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 0,64 miljonit, tegevustulem 0,02 miljonit. Finantstulud ja kulud kokku siis moodustasid 0,02 miljonit. Üks põhiaruandeid on ka eelarve täitmise aruannes. Eelarve täitmise aruanne oli viimast aastat kassapõhine. Täpsustatud eelarve oli 5,81 miljonit ja täitmine oli 5,34 miljonit.
põhitegevuse tulud 5,19 miljonit, põhitegevuse kulud 4,65 miljonit ja põhitegevuse tulem oli siis 0,54 miljonit eurot ning netovõlakoormus nende näitajate põhjal 36,8%. Kui analüüsime peamisi finantsnäitajaid, siis selgub, et Setomaa vald on planeerinud oma tegevusi realistlikult ning majandanud säästlikult ja jätkusuutlikult. Kuna aruanne on hästi mahukas, koosneb siis tegevusaruandest, millesse on panustanud kõik osakondade juhatajad ja lähtuvalt siis arengukavast on tegevusaruanne üles on koostatud lähtuvalt arenguskavast ja raamatupidamuse aruanne siis on pandud kokku finantsosakonna. Aruande kogumaht on siis 50 lehekülge, teil on kõigile ta kättesaadavaks tehtud ja ma pikemalt nagu lisadel ei peatus, kui on mingeid küsimusi, siis katsume. Aitäh, kaasettekandeks sõna Margus Kaavile. Revisjoni komisjon oli ka siis koos 24. mail, et koosolekul tegigi e-hääl siis ülevaate majandusaasta aruandest. Komisjoni liikmete osas eriarvamusi ei olnud. Revisjoni komisjon andis arvamuse, nagu Leia Känn juba ütles, et mis siis on lisatud protokolli juurde lisana. Ja kokkuvõtlikult arvamuses on, et revisjoni komisjon Setomaa vallavalitsuse 2018. aasta majandusaasta aruandes olulisi eksimusi, mis vajaksid eraldi väljatoomist, ei leidnud. Samuti audiitori hinnangul ei ole aastaaruandes olulisi puudujääke ja on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Revisjoni komisjon teeb volikogule ettepaneku kinnitada Setomaa vallavalitsuse 2018. aasta majandusaasta aruanne. Aitäh. Volikogu liikmed, kas on ettekandjatele küsimusi? Keegi küsida ei taha. Aitäh ettekandjatele. Lugupeetud volikogu liikmed, kas on sõnavõtusoove? Ma ise võtaks siis sõna. Ma tahtsin öelda selle tegevusaruande vormi kohta, et kuna see põhineb valla arengkaval, siis ma arvan, et see on nagu väga hea ja annab väga hea ülevaate sellest, mida meil on planeerinud ja kuidas meil on sellega hakkama saanud. Selles osas sellisel kujul esitamise eest suur tänu, et see annab volikogule väga hea ülevaate. Saan küll veel natuke timmida, et järgmine kord läheb paremini, aga kindlasti annab see sisendiga siis arengukava tegemisele, et suur töö on juba allasutusel ära tehtud, analüüsitud ära oma tegevused, mis nad eelmine aasta tegid ja on lihtsam teha ettepanekuid ju arengukava muutmis. Selline sõnavõtt. Aitäh. On veel sõnavõtusoove? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa vallavalitsuse 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. Poolt 14 poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa valla arengukava 2018-2027 muutmise algatamine. Ettekandeks sõna Ulri Vapperile. Tere, lugupeetud volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed ja külalised. Ees on siis eelnõu Setomaa valla arengukava 2018-2027 muutmise algatamise kohta. Valla arengukava on aluseks valla eelarve koostamisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuste taotlemisel. Arengukavades kavandatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulutused ja nende finantseerimine kajastatakse valla investeeringute kavas ja eelarvestrateegias. Vastavalt siis Setomaa vallavolikogu määrusele nr 10 arengukavade menetlemise kord peab
2019 ja töörühmade töö peaks olema piisavalt efektiivne, et töörühmad, vallavolikogu komisjonid, vallavalitsus ja kindlasti kaasata valdkonna spetsialistid ja allasutuse juhid vajalikesse komisjoni töödesse. Sees töörühma otsustuste alusel koostab vallavalitsus valla arengukava kinnitamise eelnõu ja esitab selle enne avalikustamist volikogule tutvumiseks hiljemalt 12. augustiks. Arengukava ja arengukava lisade ülevaatamise käigus uuendatakse lisaks siis investeeringute kavas toodud tegevustele arvandmeid, tehakse täpsustused hetkeolukorra analüüsis ning vajadusel muudatusettepanekud tegevuskavasse. Arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek valla veebilehel toimub 16. augustist kuni 31. augustini, see on siis 2 nädalat ja teade arengukava avalikustamise kohta avaldatakse ühes maakondliku levikuga ajalehes. Ettepanekute esitamine siis vallavalitsuse kantseleisse või valla üldmeilile toimub perioodil 16. august kuni 31. august 2019. Et see on veel see viimane võimalus, kui on avastatud, et midagi on välja jäänud, mõni oluline investeering või ebatäpsused arvandmetes, et see on see aeg, kui saab veel seda parandada. Seejärel siis toimub viiakse parandused sisse, avalik arutelu toimub siis 9. septembril Värska kultuurikeskuses avaliku väljapaneku tulemuste ettepanekute arutamiseks. Ja vallavalitsus esitab vallavolikogule kinnitamiseks arengukava, investeeringute kava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu hiljemalt september 2019 istungile, kuna vallavolikogu peab kinnitama dokumendid oma määrusega hiljemalt eelarveaastal eelneva aasta 15. oktoobriks. Ja vallavolikogu otsuse alusel algab siis menetlus arengukava, investeeringute kava ja eelarvestrateegia ajakohastamiseks ja nende perioodide pikendamiseks ning selle tulemina saab vald õigusaktide nõuetele vastavad arengudokumendid. Ja seda tuleb iga aasta teha. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Olli Kõllikule. Aitäh! Arengu- ja planeerimiskomisjon vaatas läbi selle eelnõu arengukava muutmise ajakava ja teen ettepaneku eelnõu otsusena. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Ma veel kord soovin selgitada seda töörühmade formeerimist, et kes tegelikult siis selle töörühma nii-öelda kokku paneb? Töörühma kokku paneb vallavalitsus koos vallavolikogu komisjonidega, kuhu siis eesmärk on kaasata valdkonna spetsialistid ja ka allasutuse juhid vastavasti komisjoni töösse. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Lugupeetud volikogu liikmed, kas on sõnavõtusoove, ettepanekuid? Ei näe. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa valla arengukava 2018 kuni 2027 muutmise algatamine. Kes on selle otsuse poolt, palun käe märku anda. Kõik vastu ja erapooletuid ei ole, sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on ehitise menetluse tuvastamine ja muutmine. Täna eelkõnelast ei ole, ettekandeks sõna Martin Sulvile. Lugupeetud volikogu, teie ees on siis otsuse eelnõu peremehe ehitise tuvastamine ja arvele võtmine. Tegemist on Naviku külas asuva väikese palksaunaga,
kus siis ei ole omanikku tuvastatud ja siinkohal vallavalitsus on menetlenud seda protsessi ja ei ole ka pärijaid ja siinkohal teeme siis ettepaneku, et volikogu tuvastaks selle peremehetuks ehitiseks ja me saaksime selle valla arvele võtta ja edasi menetleda. aitäh, kaasettekandeks sõna oli Rõõkovile. aitäh, arengu- ja planeerimiskomisjon on teemaga tutvunud ja teen ettepaneku eelnõu vastu võtta otsusena. aitäh, kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? ja noh. mul on üldine, oskad sa kohe, palju neid üldse on niisugesi, mis peaks täna menetlema kortereid? sa mõtled peremehetuid? jah, suurusjärk umbes täpselt see keel. selles mõttes seda on väga raske nagu ennustada, et need, mis on siia nagu, mis on volikokku tulnud, on kõik nii-öelda naabrite või nende nagu ettepanekul, et sealt on see menetlus alustatud, et selles mõttes neid väga palju enam ei tohiks olla, et ikkagi enamus kinnistustel on omanikud olemas, aga kindlasti see ei ole viimane, millega on volikokku tulema, et mõned on ikka veel. aitäh, on teil küsimusi? kus ma neid täpselt? ja minul on kogus nende korteritega, seal on raamesed küsinud, kas nad keegi peaks, kas siis korteriühistud peaks ise siis sealt nagu alustama seda teema? korteritega on selles mõttes natuke keerulisem teema jah, et praeguseks hetkeks on ju moodustatud riigi poolt korteriühistud, aga kindlasti peremehetus on teema. menetleb seda vallavalitsus, vallavalitsusel on kindlasti oma seda info, siis korterid ikka on nii-öelda peremehed ikkagi mingisugune omanik olemas, kes on surnud, on pärjad, see on kõik jah menetluse raames. aga kui selles mõttes on nagu mingit infot, et selliseid objekte, hooneid, kortereid nagu leidub, kus ei ole teada omanikud, siis kindlasti vallavalitsus teada. aitäh, on teil küsimusi? ettekandjatele küsimusi rohkem ei ole. aitäh ettekandjatele. kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? ei ole. lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. kes on selle otsuse poolt, on käega märku anda. kõik on poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega on otsus vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt on Mäsi külas Regala detailplaneeringu koostamise lõpetamine. jällegi ettekandeks sõna Martin Sulgile. jah, et teie ees on siis otsuse eelnõu, millega lõpetada Mäsi külas asuva Regala detailplaneeringu menetlus. tegemist on siis Misso valla 2013. aasta otsusega, kus siis algatati. tolle planeeringu eesmärgiks oli siis vana kehtiva detailplaneeringu täpsustamine. kuna seal on kaks suurt nii-öelda konkureerivat firmat, ühelt poolt Collate ja teiselt poolt ERA, siis selle konkreetse menetluse, detailplaneeringu menetlusega on suhteliselt pikalt kestnud, seal on olnud kohtuvaidluseid ja ei Misso vallavalitsuse ega ka Setomaa vallavalitsusele ei ole planeeringudokumente üle antud menetlemiseks. ja siinkohal on ka planeeringu huvitatud osapoolega ühendust võetud ja tagasisidet saada, et mis etapis see on. ja siinkohal vallavalitsuse ettepaneku ehk siis aitäh, kaasettekandja.
Anneli Rõivik. aitäh, lisada ei ole midagi, teen ettepaneku eelnõu vastu võtta. aitäh, kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Mul oleks küsimus, et kuna see on niisugune väga tundlik teema, kahe firma vaidlused, et kas seoses selle nüüd lõpetamise otsusega võib siin tekkida ka mingeid vaidlustusi siin peale selle otsuse langetamist? jah, selles mõttes on nagu kaheti tõlgendatav, et loomulikult igasugune volikogu õigusakt on üldjuhul kohtus vaidlustatav, esiteks. Teiseks on see, et siin konkreetses menetluses me oleme lähtunud ehitusseadustiku tähtaegadest, kus siis varem 2015, 1. juuli algatatud planeeringutel oli kindel tähtaeg, milleks nad pidid ära olema kehtestatud. Kui ma ei eksi, siis oli see 1. juuli 2018. Et siin puhul peaks kohus tuvastama, kas tal on selles osas üldsegi vaideõigust. aitäh, kas volikogu liikmetel on veel ettekandjatele küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole, aitäh ettekandjatele. Lugupeetud volikogu liikmed, kas on sõnavõtusoove ja muudatusettepanekuid? Ei ole. Järelikult panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Märsikülas Egala detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. Kõik on poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Napi külas Haava detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Ettekandjaks jälle sõna Martin Sulbile. Teie ees on siis Napi küla Haava maaükse detailplaneeringu menetluse lõpetamise eelnõu. Siin on siis huvitatud osapool tahtnud maaüksust jagada kolmeks. Seal on siis algupäraselt on olnud huvi ühel maaüksusel panna siis päikesepaneelipark. Üks on siis eramu jaoks ja üks on ka kalakastusliigid. Siin menetluses ei ole planeeringu materjali üle antud vallavalitsusele oma toimingute tegemiseks ja huvitatud osapool ei ole ka andnud märku, et ta soovib seda nii-öelda edasi jätkata seda menetlust. Ja ka siinkohal vallavalitsus teeb ettepaneku see menetlus lõpetada. Aitäh, kaasettekandeks sõna Volli Kõlkovile. aitäh, ettepanek on eelnõu vastu võtta otsusena. Aitäh, kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh ettekandjad. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei ole. Volikogu panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Napi külas Haava detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. Kõik on poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Kuna meil revisjonikomisjoni esimees esitas tagasiastumispalve ja seda vaidlustada ei saa, siis tuleb meil valida uus revisjonikomisjoni esimees. Ja selleks, et seda läbi viia, on vaja hääletada.
toimub korraga nii esimehe kui aseesimehe valimine, mis tähendab seda, et peaks esitama vähemalt 2 kandidaati, kellest siis üks salajase hääletuse tulemusena osutub valituks esimeheks ja teiseks jäänud kandidaat saab aseesimehe koha. Kandidaat võib loomulikult esitada rohkem ja siis toimub juba häälte lugemine ja vastavalt siis tulemusele, siin on meil ka selline kord, et kui saavad sama palju hääli, siis esimeste osas korraldatakse kordushääletus ja kui see jääb ka liiki, siis heidetakse liisku. Aseesimehe osas, kui jääb hääletustulemus kõrguseks, siis heidetakse kohe liisku, enam uut valimist ei tehta. Et selline on üldjoontes valimisprotseduur. Aga selleks, et kedagi valida, teen siis või avan nii-öelda kandidaatide esitamise, kellel on ettepanekuid. Jah, Felix. Arno Valles. Felix tegi ettepaneku esitada vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks Arno Valles. Jah, Arno. Markus Kraab. Arno Valles tegi ettepaneku Markus Kraab esitada. Jah, Imre. Ettepanek nimetada komisjoni esimehe kandidaadiks Oleg Kostõõdu. Kolmandaks kandidaadiks on esitanud Oleg Kostõõdu. Kas on veel volinikel ettepanekuid? Nii, ei ole. Siis, et üldse saaks valimist läbi viia, küsin Arno Varjaselt, kas oled nõus asuma kandideerima revisjonikomisjoni esimeheks? Jah. Margus Kraab, kas oled nõus kandideerima revisjonikomisjoni esimeheks? Hea küll, et on. Kuidas? Jah. Oleg, kas oled valmis kandideerima? Jah. Nii, jah, Imre. Ettepanek nimekiri kusagil. Aitäh. Kas on kellelgi selle vastu, et nimekiri sulgeda? Ei ole, see on ühehäälselt nimekiri suletud. Nii, kas nüüd oleks selline variant, et kõik esitatud kandidaadid saaksid soovi korral sõna ja öelda oma valimisprogrammi ja kava, et mida te hakkate tegema ja miks peaks volikogu valima teid revisjonikomisjoni esimeheks. Arno? volikogu revisjonikomisjoni seas kõik etteanded juba ülesanded, et ega seal väga midagi omaloomulikku saab olla. Läti asjad ülesandeid täita läbi viima vastavalt. Aitäh, kas volikogu liikmetel on küsimusi kandidaadile? Ei ole. Margus Kraab, soovid sa sõna võtta? Ei soovi. Ei soovi. Aitäh. Aga ikkagi, kas Margus Kraabile on volikogu liikmetel küsimusi? Ei ole. Oleg Kostõõdu, kas soovid sõna võtta? Jah, loodate see, et seadusega ette antud ja siis tööplaan on meil vist pool aasta on kinnitatud, et seal midagi väga keerulist ei ole. Aitäh. Kas on volikogu liikmeid? Lähme siis hääletuse salajase protseduuri juurde. Kas häälte lugemise komisjon on valmis välja jagama sedeleid ja alustama hääletusprotseduuriga? Ma võib-olla ennem selgitaks protseduuri reegleid. Väga hea. Et Helle valmistab sedelid ette hetkel, aga põhimõtteliselt on siis
volikogu liige saab hääletamissedeli allkirja vastu siit laua pealt. Selle hääletamissedelil on siis 3 nime: Arno Vares, Margus Kraav ja Oleg Kostukov. Igal volikogu liikmel on 1 hääl ja oma lemmikkandidaadi nime taha teeb ta siis märke, on ta rist või linnukene. Kui sellel hääletamissedelil on rohkem kui 1 märge, siis see on kehtetu. Kui sellel hääletamissedelil ei ole ühtegi märget, on see ka kehtetu. Ja hiljem, kui kõik volikogu liikmed on ära hääletanud, siis peale oma valiku tegemist loovad need sedeli siia sama laua peale, kuhu ma panen välise pitsati. Te lasete ise selle siia hääletamiskasti. Kui kõik volikogu liikmed on ära hääletanud, siis toimub häälte ülelugemine ja protokolli koostamine. Aga mul on tunne, et me vajame veel paar minutit, et selle ette valmistada. Aitäh! Teeksime siis niimoodi, et praegu on kell 15.52. Komisjon vajaks paar minutit veel hääletussedelite ettevalmistamiseks. Et ma kuulutaks välja vaheaja 16:10-ni ja hääletus isegi vist natuke rohkem saab anda aega. Et 16:15 on vaheaeg ja kell 16 hakkab hääletusprotsess ja kestaks 10 minutit, et 5 minutit jääks ka protokolli tegemiseks aega. Nii et kuulutan välja vaheaja kuni 16:15. Tule vaata. Mõtlesin, et äkki oleks niimoodi, et see 6-6 mis te teid oli nagu tema pärast. Aga alles oli kõik on